Tere kõigile! Minu viimasest videopöördumisest on möödas 2 nädalat. Ja need 2 nädalat paiskasid kõigi meie elud segamini. Koduse elu, tööelu, suhtlemise sõpradega, koosviibimistel käimise ja kõik muu. Mina olen olnud 10 päeva karantiinis, mille ma seadsin endale ise, sest tulin tagasi Brüsselist ja ma ei saa välistada, et ma puutusin seal kokku inimestega, kes olid nakatunud koronaviirusesse. Ja minu jaoks on see väga oluline, hoida distantsi. Nii et seda videot teen ma Männiku metsas, kus ma käin iga päev jalutamas ja kus on ainuke võimalus näha mul eemalt oma lapselast. Euroopa Parlamendis tekitas koronaviirus suure segaduse, tükk aega valitses nõutus ja nüüd mõned päevad tagasi sai selgemaks, millisena meie töö edasi välja näeb. Sõidud Strasbourgi on kuni suve lõpuni lõpetatud. Me koguneme kord kuus Brüsselis plenaaristungil, et arutada ja hääletada siis need küsimusi, mida on vaja arutada ja hääletada. Koguneme Brüsselis. See tähendab, et mõned, kes elavad Brüsselis, võivad koha peale minna, teised osalevad kõik kaugtöö vormis. Kuidas see täpselt hakkab välja nägema ja kuidas tagatakse tõlge, ma ei oska veel öelda. Meie esimene nii-öelda miniplenaar distantsilt toimub järgmise nädala neljapäeval, kus päevakorras on Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud meetmed võitluseks koronaviirusega. Mul endal on välja kujunenud juba rütm, metsas jalutamine, kodutööd, pesen aknaid, loen raamatuid, vaatan filme ja iga päev teen ka tööd. Nii et ma soovin kõigile tugevat tervist. Ma soovin kõigile, et me peaksime kinni nendest soovitustest, mida annavad meile arstid ja mida annavad meile ministeeriumid. Ma soovin ka seda, et meil kujuneks välja rutiin, sest ilmselt rutiiniga on kõige lihtsam vastu pidada sellisele ikkagi stressirohkele ajale ja ajale, kus inimesed muretsevad võib-olla rohkem kui peaks. Ma soovin, et me ei usuks kõiki lollusi, mida sotsiaalmeedias avaldatakse, et me kasutaks rohkem kainet mõistust. Ja ma olen kindel, et mingil hetkel saab see koronaviirus niikuinii läbi. Loodame, et ta saab läbi selliselt, et ta tekitab võimalikult vähe kahju meie inimestele. Mis puudutab aga majandust, kaubandussuhteid, Euroopa Liidu tulevikku, siis need on teemad, millest räägime järgmine kord. Praegu aga kõigile head ja tugevat tervist!